videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi. Mingu või nui neljaks, meri muruks või ükskõik mis, aga kuni hing on sees, tuleb õhku välja lasta, oraliseerida igasuguseid sõnumeid. No nii palju, kui neid siin meil võtta on ja loomulikult südamest tänada kõiki toetajaid. Teie tugevate õlgade najal me püsime ja järjest tugevamaks läheme. Ja saavad inimesed ka väljendada oma arusaamist, mida paljud inimesed võivad isegi teada, aga väljendada ei julge. Ja täna on siin siis, vanemad inimesed ju mäletavad ja asjatundlikumad teavad, herr doktor Viktor Vassiljev ja hakkamegi kunstiga maailma võluma. Viktor, mis uudist? Jah, ja siin ma olen ja siit tulema hakkab nii kaua, kuni elektrit on ja meil siin ei ole mitte lihtsalt artikuleeritud häälitsused, vaid ikkagi mõistlik kõne, millest mõistusega inimene saab aru ja vähemalt mõtleb ise midagi juurde, kui miskit puudu jääb. Aga maailm kestab edasi vaatamata sellele, et kuskil seal Pürenee saarel elektrit ei olnud, aga see näitab meile, kuivõrd haavatav on tsivilisatsioon, kuivõrd haavatav on inimene, nii et esmatarbe asjade hulka ei kuulu mitte ainult vesi ja leib, vaid ka elekter, sest ilma elektrit ei ole elu võimalik. Ja kui sul sularaha on, siis nagu Hispaania elu näitas, poest midagist saab, sellepärast et uudist näidati, poetööd rahvast täis ja rahvas ikka ostis, no seda, mis oli, vesi osteti ära, tualettpaber osteti ära, siis võeti seda, mis veel oli, aga sularaha eest. Meil on räägitud siin juba aastaid, et sularaha on paha, sularaha ei tohi olla, arveldame ainult sularaha vabad, maksame kaardiga, piiksutame mobiiliga, mida iganes, sularaha ei tohi sul olla. Ja nii ongi, et oma enda pangakaardiga tuttavas pangaautomaadis nurga peal võtad natukenegi sularaha, eks ole, seda ikka läheb tarvis ja võtad ühe korra, võtad teise korra, pärast kolmandat korda helistab sulle pangaametnik ja ütleb, mis te selle rahaga teete, mis te välja võtate. Ma olen üritanud öelda, et see on minu raha. Ei, nemad ütlevad, et see on nende raha, kuna ma täiesti vabatahtlikult panin selle panka. Aga sularaha, no ikka vaja, sellepärast, et kas või siis, kui sul on mingi majapidamine maal, seal on vaja mõnikord puuriita, lõdada, puid lõigata, haeda, kohendada. No ilma sularahata seda ei tee sulle mitte keegi. Aga no, mina pean siis minema kuskil labidaga maad kaevama, et kah sularaha teenida ja sularahast maksta. Kuigi seaduse järgi iga raha on raha, olgu ta siis pabersedelites, metallmüntides, pangakaardiga või millega iganes. No see on seadus, aga tegelik elu ei käi ju inimese tehtud seaduste järgi, ikka loodusseadused kipuvad domineerima. Ja muidugi kümneid huvitavaid mõtteid ja vandenõuteooriaid on selle elektrikatkestuse ümber tulnud. Hispaanlased näiteks ütlevad, et see on ikka ilmast. Et vat niskene ilm oli, et lõi kohe vooluvärgi segi. Ei puudutata muidugi teemat, mida siin on ka, ma ei tea, kas vandenõuteoreetiliselt või lausa teaduslikult esitatud, et päikeseplekk, kui tuleb, siis jookseb kõik kokku, 2-3 arvutit jookseb kokku ja on sinu vooluvõrgul. Ja, on veel üks, mul on veel üks vahva mõte, et no paavst suri ära ju, nii et lahkudes tõmbas ka voolu välja. Viimane kustutab valguse ja seda enam, et on räägitud ju, et mingisugused ennustused kuskil ütlevad, et see paavst on viimane ja enam ei tule mitte midagi. Üldiselt jah, võib öelda, et need rahvalikud arvamused, need on kohe nagu Eesti ilmateade, et ei saa teda uskuda, nagu Eesti valitsus. Lugege mu huultelt, mis inglise keeles tähendab pange hästi tähele, mis ma ütlen. Aga no,
kui see huulte teema nii populaarne on, mis näitab muidugi meie haridustaset ja paneb sügavalt kahtlema Eesti autorite inglisekeelsete laulude võimes mitte naerma ajada inglise keelt emakeelena kasutavaid kodanikke. Jah, niisugune pauk oli. Jah, aga lõõsa huultelt või vaata sügavalt silmadesse, no see, mis kõrgelt künka otsast öeldakse, see on ju tegelikult rahvale öeldud selleks, et rahvas püsiks vagusi, usuks ikka, mis juhtoinad talle räägivad ja läheks sinna suunda, mida kellelgi, ma ei tea, kellel on vaja. Ja teatavatel tähtpäevadel saab see, kes on juba piisavalt närvis, võtta ka tõrviku, teha tuuri vanalinnas ja laulda, et mõisad põlevad, saksad surevad ja tunda, et aga ma kurat mässasin. Nüüd nad nägid, nüüd nad hakkasid mind kartma ja siis koos õlut ja koti peal. No aga see on väga vana tehnoloogia, et lase rahval mellata tõrvikutega või vanasti põletati mingit nõidulõkke peal. Nõuka ajal näiteks soositi seda, et lasse eestlased peavad oma laulu ja tantsupidusid, et elagu ennast välja lauluväljakul ja ongi kõik kombes. Nii et ikkagi rahvale tuleb anda võimalusi ennast välja elada. Ja tänapäeval on selleks Delfi kommentaariumid. Seal elavad ennast välja. No seda muidugi ka, aga vaata, kui inimesesse koguneb midagi, koguneb, siis võib järgneda kaks asja. Üks nendest on suitsiid, teine on, et läheb kuhugi üritusele ja laseb välja ja tühi kott ei püsi püsti. Ja muidugi on ka võimalus leida metsas üks puu, millel on suur hõõnsus, eks ole, ja sinna karjuda, et kuningas, mida sel on eeslik kõrvad. Väga tore ettevõtmine jälle. Me võime, tõepoolest, siin on materialiseerunud ülekantud tähenduses minu ema ütlemine, et demokraatia on see, kui sa võid rääkida mida tahad ja teha mida kästakse või muidu. No, eks mürgisende kohta öeldakse ka, et tegelikult iga seen on söödav, aga mõni ainult ühe korra. Jah, ja mitte, hea küll, jätame seened sinna paika, sellepärast, et mulle jookseb millegi pärast raadioarvutisse pidevalt infot mingite kuradi varbaseente kohta, aga ma ei ole uurinud, mida neist teha saab. No jäladame kunagi seltskonnas sõpradega istusime ja rääkisime midagi muruniidukitest, et kellel on vinge muruniiduk, eks ole. Ja siis ma pärast vaatasin oma telefoni, mis oli täiesti vagusi rahulikult taskus, eks ole, isegi hääletu peal. Võtsin telefoni, tegin lahti, üks hakkas tulema muruniidukite reklaame. Nii et ta sunnik kuulab absoluutselt kõike ja kannab kellelegi ette. Jah, pannakse kokku sulle vajalikud. Mitte vajalikud, aga kellegi arvates vajalikud. Vaata, Viktor, nüüd me astume, kuidas see oli, see Avi tahtel minu soovil ükskõik, mis pidi see oli vene muinasjuttudes, aga nüüd me astume sinna samasse libedale rajale. Mul on küsimus. Nägin mina pilti, midagi, ma ei mäletagi, mis portaalis, seal näidatakse, et EKRE telk ja üks kutt hoiab käes ajalehte konservatiivide uued uudised. Või konservatiivne sõna või midagi taolist. Ja mul tekkis küsimus sellest, kas konservatiivsus on sõnavabadus või konservatiivse sõnavabadus siit maalt siiamaani. Ja kas ta üldse on vabadus, sellepärast, et väga rangelt mõistes konservatiivsus ongi stagnatsioon ja paigal seis ja mõtlemine mitte tulevikule, vaid unistamine minevikust. Jah, kuidagi tagurpidi, ma ei taha isegi vihjata, mis ots on siis tuleviku poole, see ei puutu asjasse, aga amishid on ju vist
konservatiivsed või? No kuidas nüüd sulle öelda, aga samishitel on need polügaamsed abielud ja nad on hästi konservatiivsed, ikka kannavad riideid, mis on, ma ei tea, mingi 150 aasta taguses stiilis ja no, nemad peaksid olema äärmiselt konservatiivsed, aga samas, kas see polügaamia on konservatiivne? Juhul, kui ta on arhailine, sihukene kaugest minevikust tulnud, miks ta siis ei ole kinni jäämine mitme naise pidamise juurde ja muide siin ei maksa hakata nüüd, et amishid kannavad väga vanamoodsaid riideid. Ole hea, viska pilk Iisraelile, viska pilk meie laulupeole. No ma ei tea, kui stiilsed need riided on, aga nad... Vähemalt meile on sisendatud, et nad on sellised, nagu meie isad ja emad kandsid. Ma ei tea, mis aastal. Ja, aga see on midagi natukene muud, et see on etnograafia, see on austus minevikule ja kes minevikku ei mäleta, eks ole, see elab ilma tulevikuta ja selle isegi silmpealust välja. Amicus meus, see on libe tee. Minevikku tohib puudutada vist ainult võitja. See on esiteks ja teiseks minevikus tohib puutuda ainult neid kohti, mis on kehtiva kontseptsiooni poolt lubatud, sest sa võid minevikku katsuda ka sellisest kohast, mida nagu ei ole sünnis rahva nähes katsuda. Mis seal siis on, kui igal rahvaliikmel on see koht olemas? Ja, aga sellisel juhul ma ütleks, et kõik kohad, mis on inimese küljes, on täiesti loomulikud kohad ja mis neid kinni katta, miks neid ei tohi rahva näest näppida. Aga mida sa meedikuna muud saad öelda? Ja. Meditsiinis ei ole ju ühtegi roppu asja, mine sa... No ükskõik kuhu lihtsakoeline inimene muidugi tuletab kõigepealt meelde proktoloogi õilsa ameti, et näed, mida tema uurib, mul läheks süda pahaks, aga otorinolaryngoloogia samasugune. Ja kui vaadata, mul isiklik kogemus, kui vaadata, millega tegelevad õed ja hooldajad intensiivis, siis ma ei tea, ma kordan ennast ja võib-olla ka Vana-Kreeka filosoofe, ma ei tea, kui suur on nende palk, aga nad on alamakstud. Absoluutselt, sest sinna ei lähe mitte keegi raha pärast, need on ikkagi missiooniga inimesed. Jah, ütleme ka hooldajate seas on kaadrite voolavus küllaltki suur, eks ole, ja ka seal on mitmesugust inimesi, aga kõik nad lähevad sinna ikkagi kas suurema või väiksema missioonitundega, et aidata teisi, kes on hädas, kes on pasas, kes on valudes, kes on halva tujuga, kes lihtsalt ära pööranud, aga nad aitavad kõiki neid inimesi, mis on raske füüsiliselt, mis on raske psüühiliselt, aga nad teevad seda tööd, kui seda on vaja, nii et tänu neile nii taha kui ette. Jah, ja nad teevad seda enneolematu organiseerituse ja kiirusega, kusjuures nendel neiukestel noorukestel näiteks ei ole hiigelküüsi erivärgisi ja nii edasi. Töö ajal naljalt keegi oma moblat kätte ei võta. Paar korda ma olen näinud, aga see vist oli ka niimoodi asja pärast kellegagi info vahetamine. Ilmselt ka haigla raamides või kuidas seda öelda, aga tuleme nüüd. No me oleme juba maa peal, me oleme põlvist saadik maa sees. Mitte ainult maa sees. Jah, aga paned sa tähele, välk lõi Hispaaniasse ja Portugali. Ja osaliselt ka Lõuna-Prantsusmaale. Ja siin loeti veel terve hulk kohti ette, kus olevat olnud, aga mida kohalikud ise kipuvad eitama. Muide, ära värvitud oli ka pool Inglismaad, just nimelt Inglismaad. Ja, no tead, pintsel sattus kätte, tõmbame selle ka. No keegi inglastest tarbis võib-olla odavat Hispaania elektrit. Mine sa tea, meil ju on seda kallist rohelist elektrit. Aga hea küll, välk lõi sisse sinna,
aga pauk tuleb ju 1. augustist Eestis. aga nii ongi, sellepärast, et kui sa peremees näed hämaras, et kuskile metsatuka taha lööb välk, eks ole, mürin tuleb ju siia sinu juurde, müristab. No muidugi 6 sekundit kilomeetris hiljem või jah, 6 kilomeetri kohta vist või 3 sekundit, ma ei mäleta, vist 3 jah. 2 kilomeetrit 6 sekundit, ta tuleb hiljem, aga müriseb sinu kohal. Jah, aga Mikus Meus, vaata, kui me käsitleksime, ma muidugi profaani kombel, Eesti riiki, ma ei saa öelda Eesti Vabariiki, ma ütlen Eesti riiki. Miks? Ma ei oska teile praegu seletada, aga mulle sihelmine hääl ütleb, et nii on õigem. Kui me käsitleme teda patsiendina, vaata, ega see elektriosa on seal ja kui siis tuleb täiendavate töödel loetelu just nagu riigihangetel, et kõige odavam pakkuja saab hanke endale ja siis ta esitab arvet, kurat teab mille eest ja see läheb kallimaks kui kõige kallim pakkumine. Elektriarvel on võrgutasu niigi suur. Jah, seda küll, aga no kallilt müüaksegi neid asju, mille ostmisest inimene loobuda ei saa. Ja üldiselt kõik, mis me ostame, olge need riided, kingad, saapad, leib, õlu, alkohol, tegelikult kõik on ju imeodavad siis, kui need on toodetud kuskil tehases või vabrikus. Aga nii kaua, kui nad jõuavad läbi mitme astme tarbijani, iga aste keerab sinna midagi otsa, eks ole, siis maksadki ennast lõhke. Aga niimoodi, kui ostad mingid püksid, eks ole, mis on Hiinas tehtud, mille hind on võib-olla seal, ma ei tea, €5 maksab see püksipaar. Sest no sa näed, kui on mingid hinnaalandused, kuidas hinnad kõik kukuvad. Aga kui nad siia tulevad, on juba €30. Kui sinna on hiinlased tõmblenud peale ka näiteks mingisuguse väga toreda firma märgi, mida ma ei hakka siin ütlema, sest meil ei ole see firma maksnud selle eest. Aga siis on nende hind juba €150. Nii et ja kui see elekter, eks ole, kui see on Eesti elekter, siis on ta eriti kallis, sellepärast, et ta on Eesti elekter. Osta ja maksa uhkelt ja tarbi mõnuga. Jah, nii tema kipub olema. Kui sa tarbid kallist elektrit, sul on endal ju ka tunduvalt tugevam tunne. Ega mina ei tarbi mingit odavat elektrirämpsu. Ma tarbin ikka korralikku ja kallist Eesti elektrit. Ja, kuradi hullult kõlab. Aga jah. Ei no Eesti elektri, see on midagi sarnast nagu näiteks Eesti maakera. Eesti maakera. Ka seda on tehtud. See elektripörsetis, see asub ju traadi sees. Soomest läheb odavalt sisse ja siit tuleb 7-8 korda kallimalt välja. Tähendab, kas sa tahad öelda, et iga jupp seda traati peab saama oma kasumi või? Ma tahaks teada, kes see selle vahepealt pihta paneb siis. Ei pihta mitte ei pane, vaid paneb hinda juurde. Aga nii ongi, et kui sa oled natuke kaugemal, eks ole, elad kuskil Karukolkas, sulle tuuakse seal kohalikku poodi, kui veel on, või tuleb mingi autolavka, eks ole, müüb selle piimaleiba. Ta on kallim kui linnas. Ja kui sa oleksid kuskil üksikul saarel ja nälga suremas, siis tuleb keegi paadikesega ja toob sulle süüa, eks ole, aga siis ta küsib ka hinge hinda. Ja. No sealt on muidugi, või tähendab, siis on probleem, et milles sa maksad. Kirjutad mingi võlakirja. Aga vaata, Hispaanias mul pojaemal on seal kenasti majakene külas. Mäed on kõrval ja orud on kõrval ja Portugal paistab vist kuskilt. Ja üldiselt väga kena koht. Seal külakeses igaüks kasvatab midagi, siis käiakse üksteisel külas, korvike kaasas ja kes muneb seal mune ja kes kasvatab midagi viinamarju või asju. Ja kord nädalas, kui mitte tihemini, tuleb, kuidas võiks olla hispaania keeles autolavka? Igatahes ta tuleb, siis kogunetakse igaks juhuks tunnike varem kohale, et saaks kohalikku
väga rohelise interneti omavahel käivitada ja uudiseid vahetada. Noh, ja siis saab sealt osta hädapärast. Ja ei ole ma aru saanud, kas see on seotud see autolavka, kuidas ta võiks olla hispaania keeles. Coche Mercado. Supermercado on see, mis seisab nurga peal, eks ole. No mina pakuks välja Coche Mercado, kuna Coche on sõiduvahend, auto Mercado on siis kauplus või pood. Coche Mercado. Ja, no jätame selle variandi kehtima. Aga ma ei teagi, kas kohalik omavalitsus on ka sellele õla alla pannud või ei ole. Igatahes aeg-ajalt tulevad kohaliku omavalitsuse kutid ja niidavad rohtu, mis kasvab kiiresti kurivaim ja sillutavad teed seal ja ma ei tea, mida kõike nad teevad kohaliku omavalitsuse tahtel, sest nemad on aru saanud, et kui inimesed ära lähevad, siis ei ole neid enam kellelegi vaja. Seda küll, aga vaata, mis puudutab kohalikku valitsust, Euroopas, enamikus Euroopa riikides kuskil 70% maksudest laekub kohalikule omavalitsusele ja 30% riigile. No kust natuke mõni protsent siia sinna, kombes nii ta on. Eestis laekub 88% maksudest riigile ja ainult 2%, võeti 100% laekub riigile ja riik siis heatahtlikult 12% jagab tagasi kohalikele omavalitsustele. Ja sellepärast ongi niimoodi, et üldiselt on kombeks, et omavalitsus korraldab sotsiaalhoolekannet, kohalikku elu, kõigis selle ilmingutes niidab rohtu, muru ja mida iganes kõike. Aga meil kohalik omavalitsus hädapärast, eks ole, üritab midagigi selle rahaga ära teha, aga seda raha on vähe. Jaa, see on see, et tõstke oma tulu. See on kõige tähtsam. Aga ma kujutan ette, kui Hispaanias mingisuguse külakese kohal hõljuv omavalitsus, siit vaadates võiks öelda, et andku jumal neile tervist. Kui jälle valimised on möödas ja keegi on valitud ja peab tema kõne, oleks ju viisakas tänada inimesi valimise eest ja nii edasi. Ma ei tea, kuidas need kõned välja näevad, ma ei ole kunagi lugenud, aga ma kujutan ette, et selle kõne lõpus võiks uus või korduv omavalitsuse juht öelda külarahvale: ja tehke sugu ja teid saagu palju, mille nimel ta ka tööle hakkab. No tegelikult nad on katoliiklik rahvas, nii et seda on neile kirikus korduvalt tsiteeritud pühakirjast, et tehke sugu ja saagu teid palju. Nii et nad mõistavad. Ma usun ka, aga meil keerame kraanid kinni, vaatame, kuidas te raisad elada saate siin. Me paneme siia sõjaväebaasi, selle ala täidame tuulikutega või nagu Gert Lapimaa ütleb, tuugenitega. Milleks niisugune imelik sõna? Ma ei oska seda millegagi seostada. Võib-olla kui siis tunnetuslikult, et see on nagu mingi punn, mis lükatakse kuhugi ette. Ja olgu teil nii sant olla, kui vähegi võimalik, siis meie oleme 5 rikkama hulgas või umbes nii, see on üks igavene kuradi kamara jura. Selle 5 rikkama hulgas me muuseas oleme juba palju aastaid, aga kahjuks küll ainult selles liigas, kus on 4 kõige vaesemat. Pole parata, elu on juba niimoodi seatud, et üks asi on see, mida kukeke sõnniku hunnikul kireda võtab ja teine asi on see, kuidas selle peale reageerib kogu ülejäänud seltskond, kes võib-olla väga-väga magada tahab. Ja seda küll, aga ta silib samas sõnniku hunnikus ja kui ta seal selle tera leiab, siis ta tegeleb selle tera manustamisega ja ei kire. Seda muidugi, kui on mida võtta ja ma ei taha siin laskuda kujunditesse, aga mul on tunne, et vaata,
sellest on 10, 15, 20 aastat möödas, 20 võib-olla ei ole. Kui ma kirjutasin ühe artiklikese, ma isegi ei mäleta kuhu. Ja kas see oli juba pealkirjas, et vale on nii suureks paisunud, et seda ei saa enam tagasi võtta. Paljudele juba see pealkiri ei meeldinud, aga tänase seisuga ma kardan, et mitmed võiksid seda jutujuppi väga tõsiselt võtta. Õnneks, ütlen jutumärkides, on issand selle ära kutsunud, ainult vihjed pealkirjale on alles. Jah, aga jällegi no ka suure vale sees on võimalik elada, on elatud küll mitmed 1000 aastased, nagu nad ise ennast välja kuulutasid, impeeriumid ongi elanud vähemalt 15 või 20 aastat kuni oma lagunemiseni suure vale sees, elati suure vale sees. On võimalik küll öelda, aga vaata, on olemas suur vale, mis on levinud üle, ütleme, mingi territooriumi üle ühe riigi. Selle suure vale sees elab iga indiviid oma tõega. Võib-olla küll, aga võib-olla mitte. Kas elab või ei ela, aga see sõltub jällegi inimese mõistusest. Et kui tal on oma tõde, siis ta võib täiesti selle vale sees oma tõega elada. Aga kui ta ei suuda sellega hakkama saada, siis ta unustab oma väikse tõe ja võtabki sellest suurest valest väikse tüki oma väikseks tõeks. Siin on muidugi üks vale tootmise skeem mul välja pakkuda. Kujutame endale ette, valgustatud monarhia tipus on siis valgustatu ise, kes ei pruugi olla üldse halb inimene, kes tahab, et tema alamad elaksid hästi, et kõik oleks korras ja ta annab mingisuguse korralduse. Aga iga aste võimendab seda korraldust oma huvides ja alla võib jõuda lausterror. No ja see on see nagu tuntud rikkis telefonimäng, seda on küll. Täpselt. Jah, valgustatud monarhia. Jah, on valgustatud monarhe, on pimedusega löödud monarhe, eks neid monarhe ole mitmesuguseid, aga vaadates seda, mis USAs toimub, aga Trump ongi ju monarh. Tema sõnad, nii nagu ta ütleb, järgmine hommikul on tehtud. Aga mida sa muud tahaksid presidentaalsest riigist? Jah, nii ta ongi. Venemaal sama lugu, jah. No jah. Nii kui ütleb, nii ongi. Kuidas muide Hiinas on? Hiina, see on üldse suur erand. Hiinast ei saa mitte keegi aru. Sellepärast, et kommunistlik partei on võimul, samas on seal kõige rikkamad kapitalistid, eks ole, multimiljardärid, mis vahel üksteise järel nopitakse kinni ja lastakse maha kohtuotsusega. Ja. Korruptsiooni eest või ükskõik mille eest, nii nagu seal kombeks on. Just nimelt, seal kombeks on ja see komme on alles aastatuhandeid. Jah, ikkagi vahel tuleb keegi võtta ja siis külakese pea väljakult tuleriida otsast maha põletada. Et kõik näeksid, et valitseja hoiab teil sunnikutil silma peal. Et kardetaks ja austataks, mis on üks ja seesama asi, nagu sa ise oled korduvalt öelnud, hirm on valitsemise vahend. Ja sellepärast, et no kui üritaks keegi ainult armastusega valitseda ja sellest midagist hääd ei tule. Ikka sinu armastatud alluvad kipuvad üle aisa lööma ja mida iganes kõike. Ja armastusel ole ka väga mitmesuguseid väljendeid, seal hulgas ka täiesti perversseid. Siin me jõuame jälle sama punkti juurde, mida me käsitlesime juba seoses õdede ja hooldajatega. Sa ütlesid, ma annan edasi oma sõnadega, et neil peab olema mingi kiiks, et nad suudavad seal töötada. Minu jaoks on see
empaatilisus. jah, võib ka nii öelda. Aga kui suur võib olla ühe inimese, ma ei tahaks kasutada sõna normaalne, aga mõistlik empaatia määr No, ja kes seda tuvastab? Siin peaksid olema ju, vaata, meil on kampaaniad, kooli kiusamised. Minu poja koolis taheti kunagi teha viisakuse nädalat, vist tehti ära ka. No tead, nädal aega aastas, selle kannatab iga poiss välja. Noh, jah, ei ole midagi parata, muud ma ei oska öelda. Ja viisakuse nädala raames olid seal ilmselt käes sidemetega aktiivsed ustavad, kes siis vaatasid, et kõik seisaksid järjekorras korralikult, et keegi ei jookseks. Tähendab, viisakuse nädala raames anna talle võim ja ta hakkab kehtestama seadusi. Ehk siis kiusama teisi. Jah, samas ma ei kujuta ette, et õdede ja hooldajatega midagi taolist võiks juhtuda. Ja me jõuame taas selle empaatia määra juurde. Kiusamine on siis, nagu ma aru saan, madalam empaatilisus ja kõrgem pürg võimule. Ehk siis minu karjäär on tähtsam kui sinu sita elu. Jah. No eks inimesi ole mitmesuguseid ja empaatia võime, millest küll väga palju räägitakse. Ka see on asi, millel on teatud piirid, sellepärast, et täiesti piiritu üle maailmne empaatia võime, ainus näide, mis praegu pähe tuleb, on Jeesus Kristus, eks ole, kõik see ristirahva eest läks ristile. Nii et empaatia võime, kui see kasvab piiritult, satub see vastuollu enesealahoiu instintiga. Inimene elab ikkagi teiste inimeste keskel, kellel sugugi ei ole mitte kõigil hea empaatia võime, aga jällegi, kui kõigil oleks eriti kõrge empaatia võime, siis olekski niimoodi, et mina jagan kõik oma leiba vaestele, aga need vaesed, nemad ka tahavad seda leiba jagada, kes keegi leiba ei söögi, ainult jagavad üksteisele. No jah, see on omaette hullus. Jeesuse puhul muidugi ta müüdi maha ja siis ta sattus, no nagu ütleme, kas see oli Pavka Kortšagin, kes ilusas vene raamatus väidetavalt muutis oma maailmavaadet ja ärkas. Ei, ta jäi vahele ja pidi minema peitu ja siis sattus vaat niisugusse seltskonda ja oligi valmis see no jah, see Pavka Kortšagin üldiselt ka kõige tuli hingelisemad kommunistid, nad ikkagi sisimas naarsid selle üle, nii et ei muutunud ta samasuguseks näidistegelaseks nagu Jeesus Kristus, eks ole, nii populaarne ta küll ei olnud. Aga eks igaüks usub, mis ta usub, aga tulles jällegi meditsiinitöötajate juurde, ei ole midagi parata, nendel on üsna suur empaatia võime ilma. Ligimese armastus on see, ligimese armastus, mis asi on empaatia? See on ligimese armastus. Empaatia, üks siuke definitsioon on välja pakkuda, ma olen seda sulle öelnud ka, see on sinu valu minu südames. Jah, nagu ka pühakiri ütleb, et ära tee teisele seda, mis sa tahad sulle tehtaks. Pühakiri võib-olla tõesti. See uus testament peaks olema. Ja, see on uus ja pühakiri ütleb absoluutselt kõik. Ütleb küll ja kõike saab tõlgendada ja ma mäletan, et käis Nõmme raadios üks tegelane, kes tahtis Eesti rahvuseeposega teha sama, et see ütleb kõik. Seal on kõik olemas ja nii edasi oska ainult sõnu väänata. Aga hilu on vaata silmades, eks ole, nagu mina olen vahel, palun vabandust, ütlen ka, et hilu on mitte ainult vaata silmades, vaid ka katsuja kätes. Seda küll, need on need pimelõunad. Nüüd nimetatakse seda pimelõunad. No olid ju mingisugused, et kas tuli kustutatakse ära või silmad seotakse kinni ja katsu siis oma koordinatsiooniga hakkama saada. Nii et me jõudsime tegelikult kokkuvõtlik, vaata, kui nüüd lühidalt öelda, see, mida me siin näpime meile omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga, on võim ja vale.
võim ja vale. No aga esitame küsimuse, kas võim on võimalik ilma valeta? Ei ole, sest võim peab endale mõtlema välja mingisuguse kontseptsiooni, mingi teooria, mingi sihtpunkti ja see sihtpunkt peab olema kättesaamatu, sest muidu ei ole 1000 aastast reichi. Muidu ei ole võimalik igavesti kogu rahvaga minna kuskile helge tuleviku poole, helge tulevik. Ta peabki olema kus silmapiiril, sest siis ta koos sinu liikumisega jookseb sinust eemale ja sa võid igavesti marssida helge tuleviku poole, karjudes loosungeid, laudes laule ja tagudes trummi. Ja, seega siis Nõukogude Liidu lagundas tegelikult Nikita Sergejevitš Hruštšov, kes andis tähtaja 5 aasta pärast on kommunism käes ja aastaks 1961 oli esimene tähtaeg, pidi olema. Ja tuli rahareform. Ja tuli rahareform ja võt see sulle. No ja Hruštšov muidugi läks puhkusele ja kui puhkuselt tagasi hakkas tulema, selgus, et pole kuhugi tulla. Ja. No tal läks suhteliselt hästi. No ja, hästi või mitte hästi, igal juhul austusavaldustega ta maeti ja hauamonument on ka üksjagu omapärane. Ja erinevalt väga paljudest teistest riigivalitsejatest teda ei ole pärast teps mitte kurjategijaks kuulutatud. Ei ole, ega eriti neid viimaseid ei olegi kuulutatud. Polnud seal Brežnevil häda midagi, lihtsalt pani miski asja seisma, stagnatsioon. Aga stagnatsioon muuseas tol ajal, stagnatsiooni perioodil, nagu teda nimetati, mina julgesin ka avalikult välja öelda, et stagnatsioon on väga hea, sest stagnatsioon on stabiilsus. Stagnatsioon on stabiilsus. Me elasime 10-15 aastat selles perioodis, kus hinnad ei muutunud, kus poeriiulid olid tühjad, aga nad olid sama tühjad eile, täna ja eeldatavasti ka homme ja kõik oli stabiilne. Reeglid olid selged, sa teadsid, mismoodi tuleb käia liikuda ja kus selle kõik kätte saab, mida poeriiulil teps mitte ei ole. See on nüüd see, mida lihtsurelik näeb, aga tegelikult käis üks protsess, õige vägevasti marksistlik protsess, kapitali kontsentratsioon, millega olid seotud vähesed ja mis lüpsiski riiuli tühjaks, aga muidugi stabiilselt riiul oli ju alles, lootus ju jäi. Aga vaata Karl Marx ja Friedrich Engels, nemad oma teooriast ei läinud mitte päris lõpuni välja, vaid teatud punktini toimub kapitali kontsentratsioon, eks ole, aga ei, tähendab, sellega lõppes nagu kapitalismi areng, aga sealt edasi, vaat just ja sealt edasi on revolutsioon, sellepärast, et kuidas sa ka ei kontsentreeriks kapitali, see saavutab mingi lõpliku kontsentratsiooni suuruse ja edasi keeratakse püramiid lihtsalt ümber ja sellega on nagu ühendatud anumõttega. Et ta saab ükskord täis, eks ole, või nagu liivakell, et ta jääb seisma, kui sa teda ümber ei keera. Jaa. Nii et revolutsiooniline situatsioon ja eks ole, et kui alamaad ei suuda ja ülemaad ei oska, mida iganes, eks ole, ja hakkab kõik, keeratakse liivakell teistpidi ja hakkab uuesti kontsentreeruma. Vaata, riigiga on seda võimalik teha, näiteks keerab Saksamaa titel teise otsa, juhtub nii, keerab Prantsusmaa, juhtub naa. Sidemeid hakatakse taastama ja nii edasi. Muidugi on stabiilsed piirkonnad, need on monarhiad, seal ikka loss sageli jääb alles kõige oma sisu ja sisustusega. Aga praegu on üks siukene baromeeter või kuidas seda kutsuda, mille järgi saab määrata, kas planeet juba teeb seda, mida herr doktor näitas või veel mitte.
ta teeb kunagi kindlasti, aga planeediga käib see tunduvalt kiiremini kui 1000-aastase riigi, tunduvalt aeglasemalt kui 1000-aastase riigiga. Nii et läheb veel 20 või 50 miljardit aastat, eks ole, ja siis ta kindlasti teeb mingisuguse superkuudi või suure paugu või mida iganes ja kõik algab otsast peale. Vaata, 50 miljardi aasta pärast võib juhtuda see, et stegokefaal tuleb uuesti veest välja. Aga see baromeeter, millele ma siin viitasin, see on Brasiilia karneval. Kui Brasiilia karneval väljub raamidest või ei toimu või on tundmatuseni korraga muutunud, see tähendab, et terve planeet keerab, no kujundlikult öeldes titel teise otsa. Jah, vaata, on olemas igasuguseid sündmusi, millel on kõrvalsündmused või järelsündmused, ütleme mingisugune suur jalgpallimatš, eks ole, et ja no kellegi jaoks on see tähtis, aga mingi grupi jalkafanattide jaoks on tunduvalt tähtsam see, mis toimub pärast matši, polegi tähtis, kes võitis, vaid lähme peksa mingi hõlleka segi, eks ole, lööme üksteisel lõustad veriseks ja vot see on tõeline jalkahelu. Jaa, aga arvestame, et sport on, no vaatemänguline sport pean silmas, on inimese militaarsete instinktide maandamiseks ja mingisugune, ma ei tea, poole linna segi peksmine pärast jalkamatši, no sellega on arvestatud ja nii edasi ja see on igal juhul lihtsam ja valutum kui sõda. Siit tuli mul praegu pähe ka mõte, et sõdivad riigid, kuidas oli nende seis spordis, kas üks andis teisele ikka pidevalt kapitaalselt peksa või kuidas see värk oli? Igatahes, nagu ma aru saan, Venemaa sportlased said hea laksu ja pidid hakkama, vaata, et Hiina all esinema või umbes nii, sest sa oled eluaeg treeninud ja korraga on olemas veel ka sportlaste solidaarsus. Ma ei mäleta, mis aasta olümpia see oli, kui keegi vist lausa finalistidest tegi vale stardi ja seaduse järgi ta pidi diskvalifitseeritama, aga ülejäänud sportlased keeldusid ilma temata ujumast. Nii et vaata, siin on see inimmõistus, solidaarsus, sõda, empaatiavõime ja kõik nii rosoljeks keeratud, et publik ei pruugi mõista. Ma kujutan ette, et kui pärast ujumise finaali oleks ka saalitäis rahvast läinud õue midagi puruks peksma, siis sel korral oleks nad jäänud küll segaduses istuma. Jah, no ilmselt pärast ujumisvõistlusi või ilu uisutamist fanatid ei lähe midagi eriti puruks peksma. Aga muidugi suur sport, see on ka poliitika ja see on äri. Nii et seal toimub poliitilisi otsuseid ja ka kõige taga või kõige kõrgemal on ikkagi ärihuvid, on suured rahatuusad, kes on investeerinud ühte või teise asja, investeerinud reklaami, investeerinud meeskondadesse, eriti puudutab see jalgpalli, seal liiguvad ääretult suured rahad, nii et see on väga siuke mitme otsaga asi. Aga mis puudutab suuri võistlusi segastel aegadel, siis ma nüüd ei julge täpselt seda aastat öelda, enne maailmasõda olid Berliini olümpiamängud ja nii et seal ka võisteldi, eks ole, aga seal ka toimus mingisuguseid väikest viisi poliitilisi hõõrdumisi, nii et ikka on olnud. Ja olümpiamängudest on Leni Riefenstahl teinud ka väga kena filmi. Geniaalne režissöör, täiesti. Ürgvõimas, aga tead, kui meil Eestis suudaks keegi panna oma tegevuse taha kogu riigi ressurssi,
siis ta tõenäoliselt varastataks palju. Kuule, ma ei tea, Abramovitš või ta on vist selle jalgpalliklubi juba maha müünud, kes ta peremees nüüd on. Ta lihtsalt natuke naeraks sellele, kui Eesti riik nüüd panustaks mingisse jalgpallimeeskonda. Ei no mis jalgpalli, ma mõtlen filmi kas või teha hea film. No Eesti on ju teinud mõned filmid, muidugi lätlaste Kassi filmile see muidugi järele ei jõua ja see lätlaste Kassi film on täielik mõistatus. Ma isegi tähendab, ma vaatasin selle täies pikkuses ära. No okei, no mulle oli igava võit, mõttest ma küll aru ei saanud. Kas sa Hollywoodi modeli tundsid seal kuskil pidi ära? Ei, kui ainult tükati. Kui see võtta tükkideks, võtta tükkideks, jaa. Aga ega üldiselt ega seal mitte midagi originaalselt ei olnud. Ei olnud. Jaa, kui vaadata seda situatsiooni koomikana nii-öelda, eks ole, lüüa eraldi kaadriteks, kõik ammu tuttavad toimunud ja mitu korda nähtud asjad. Äratuntavad ja äratundmisrõõm on publiku ja prognoositavad. Äratuntavad ja prognoositavad, sa võid suvalisel hetkel selle sisse lülitada, selle filmi, eks ole, ja sa kohe tunned ära, mis nüüd hakkab toimuma. Ja põhimõte oli Läti, Hollywood, Läti. Ja mul ei ole mitte midagi halba selle filmi kohta öelda. Ei, mul ka ei ole. Aga näiteks Tommy Cashi selle Kohvi laulu kohta mul pole ka midagi halba öelda, no täitsa andekas laul. Miks mitte? No ta on nagu ta on. Oi, ta on nagu ta on, aga mina pole tema vastu mitte kunagi huvi tundnud, aga nüüd ma lihtsalt otsin üles kõik tema klipid. Ja ammalakene, see on meil täiesti segast. Rahvas, vaadake, päris huvitav vaadata. Ongi. Ja milles on tema võti? Ta üllatab nahaalselt. Ja ületab piire. Kas ta nüüd piire ületab, siis hakatakse ju ütlema, et no kuidas niimoodi, kuidas naamodi, aga ta üllatab. Üllatus ei ole piiri ületamine. Ja teade, ta ei ületagi piiri, ta läheb täpselt piiri peale ja tema oskab selle piiri ära näha. Ja ongi seal piiri peal, aga teisele poole ei lähe. Aga mis tal sinna asja? Kui raha on siinpool piiri. Ei, seda küll, ilmselt küll, jaa. Kusjuures ma üldse ei imestaks, kui ta on ka korduvalt läinud üle piiri, aga neid asju lihtsalt ei saa näidata. Ma ei tea, kes neid naudib. Ega me ei tea seda keegi. Samamoodi nagu sina ei tea kellegi naabrimehe mõtteid, tema räpas ei tunne nägusid ja millest ta võib-olla unistab. See ei tea. Ja parem kui ei teagi. Sest ta on korralik inimene. Sellest saab inimene teada näiteks, kui hommikul kohtab naabrimeest ja naabrimees vaatab teda kuidagi niimoodi. Kõik on võimalik. Praegu me jõuame sinna, millest rääkis Hans H. Luik aastat 15, pigem 20 tagasi, et ajakirjandus muutub meelelahutuslikuks. Ta ütles tookord viisakalt. Tegelikult muutub ajakirjandus meelelahutuseks, sest isegi ilmateade on komsi-komsa, nagu laulusalm ütles. Ja loomulikult igaüks vaatab ilmateadet, igaühel on tema lemmikkanal, mille teata vaatab ilmateadet. Kes tahab näha, et ilma ennustaks talle ilus tšikk ja kes tahab, et ilma ennustaks siuke soliidses eas ja väga õpetatud tädi, eks ole. No tulemus on praktiliselt sama. Ja siin on muidugi veel kunst. See on see, et kui ennustatakse head ilma, siis ilmateate toob teieni vaat see firma. Ja kui see firma maksab natuke rohkem, siis homse sandi ilma toob teieni see firma. Ja sellega aga vaata ajakirjandus, kas ta on meelelahutus või mis ta on. Jah, ta võib olla väga ja väga meelelahutuslik ja nii kollane, et kohati oranžiks muutub, aga samas see on ka poliitika, sest mida rohkem meelelahutust, seda kergem on sinna poliitiline sõnum ära peita ja seal ka kindlasti on. Just! Niimoodi tema on ja
ja vaata, siin on omaette tabud, uustabud tekkinud, millest võib kirjutada, millest ei või kirjutada. Kas keegi võib solvuda või põrutatakse talle nii, et ta ei julge enam solvuda. Selliseid asju on ka ja viimase, ütleme 5 päevaga on Jõgeva saanud tükis kuulsamaks. Kas või sellepärast, et no ütleme niimoodi 16-aastased tapsid seal ja on ka lastekaitsetöötaja. See vist oli Kuuuurijaga seotud lugu ja äratas tähelepanu selle kirjelduses üks lõik. Kell 4 öösel või hommikul, võtke kuidas tahate, noor naisterahvas, kes alles 4 aastat tagasi lõpetas mu meelest, sai kätte oma magistri, et ta on nüüd lastekaitsja nii ja naa. Vahetas pärast seda töökohti, nagu hakitakse viinerit, et tema kell 4 enne kukke ja koitu siis lõi jalaga teist näkku ja tiris juustest. Vaat see on midagi, mis äratab tähelepanu, sest üks naine lööb jalaga näkku, kujutame endale ette seisjat. Või teine juba lamas ja siis lõi jalaga näkku ja ulatas ka paremini juustest tirima. Igal juhul jätab see kaunikesti kummalise mulje ja kõige võikam selle juures oleks, kui ta oleks jalaga näkku löönud ja jalas oleks olnud tikkontsaga king. Ükskõik kas nii või nii, aga see oleks olnud, no, sa kujutad ette paremini kui mina, milliste tulemustega näo. Jah, mulle absoluutselt ei istu see, kuidas lehtedes nauditakse seda, et jah, noorukid jälle mingi invaliid ära tapsid kuskil, ega see ei ole mitte esimene juhtum, eks ole. Ja see on sama hea, kui lihtsalt inimestele õpetada, kuidas tuleb kedagi peksta, mis kellaajal seda tuleb teha, eks ole, et kui lüüa siis ikka jalaga ja näkku ja nii edasi. Ma ei tea, kas peab sellest nii palju kirjutama, kas peab niimoodi õpetama, kuidas ja mismoodi mida tehakse. Aga kui naised kell 4 öösel või hommikul ööklubi ees. Ja ööklubi ees ja no ju siis nad just visati välja sealt klubist, eks ole. Nii et nad võisid mitte lihtsalt parasjagu purjakil, vaid täiesti meelemõistusi täis olla. Ja siis meelemõistuse kaotuseni täis ja ta ulatab seisjat näkku lööma jalaga. Ei, miks mitte, kui ta on trennis käinud ja neid liigutusi teinud, no see on väga võimalik, ka seisjat. On muidugi võimalik, aga lähme selle kaudu edasi. Ma siin ütlesin, et need uustabud ja värgid. Eesti on enesetappude pingereas kõrgel kohal. Kas sellest peaks kirjutama või ei peaks? Kas peaks hoiatama või ei peaks? Minu meelest on omaette kuritegu, et no võib-olla kuritegu on liiasti öeldud, aga on ju igasugused MTÜ-d, kes pakuvad käehoidmisteenust, et kui sa ikka tahad end ära tappa, helista meile, räägime natuke ja õpetame. No, vaata, lõppude lõpuks põhjus on kuskil peidus ja kui me seda põhjust ei likvideeri, siis kogu sellel käehoidmise teenusel ei ole mingitki mõtet, sest sa võid enesetappu edasi lükata, aga kas see, kelle enesetapp on edasi lükatud, kas ta jääb nii-öelda kvaliteetseks inimeseks, kuni ta selle
siiski korda saadab. no ja enesetapp, see on ikkagi mingi pikaajalise protsessi lõplik väljund. nii et selle taga on pikaaegne depressioon, alati pikaaegne depressioon. Depressioonil on jah põhjused. no jah, ega see, et sina ehmatad mind, mina võtan tagataskust tuki ja panen kuuli pähe, sest see on muidugi jah võigas, aga tegelikult ma olen proovinud psühhiaatritega ja need kliinilised, on nad psühholoogid või psühhiaatrid või nendega vestelda enesetappusest ja mul on tunne, et nad kas ei saa aru, millega tegu või nad ei tohi lihtsalt teatud asju puutuda ka salvestuse väliselt. Ma ei saa nendest aru. Nendel on teatud kindlad metoodikad, mille järgi nad tegutsevad, mille järgi nad räägivad ja metoodikatest nad kõrvale ei kaldu. Ja inimesed on standardse aju omadustega, standardsetega ja nad ei kaldu sellest kõrvale, nii et see mašinaalne mudel sobib. Ei ole päris nii, et inimestel on 100% kõik ühesugused, eks ole, aga nad on gruppidesse jagatud, nii et jah, 10% on ühtepidi, teised 10% teistpidi. Ja siin on muidugi see ka, et erinevad metoodikad igale grupile. No vaata, psühhotraumad. Ja. Need on võrreldavad tegelikult, siin on meil igasuguseid legende, et hüpnotiseeritakse ja siis, kui ta kuuleb märksõna, võtab ta juhuslikult taskus olnud tuki ja tulistab presidenti. See on pärit aastast 1957, minu ema rääkis mulle, mina ise olin siis alles 4-aastane, aga ema tunduvalt hiljem rääkis, et 57. aastal, kui venelased esimese Sputniku saatsid taevasse ja raadiost mängiti seda piiks, tühja, see on Sputnikult tuli, aga piiks tehti. Kohe samal päeval oli massiliselt avaldusi kommunistliku partei keskkomiteesse, Sanepit jaama ja miilitsasse igale poole, et seal kiiritatakse, saadetakse halbu mõtteid, et naabrimeest tuleb nüüd maha lüüa. Ja ka sellel peab olema põhjus. No tol ajal 57. No arvestame, et sõjast ei olnud palju möödas Siberisse. Järgmist sõda oodati kogu aeg, sellepärast, et nii Nõukogude Liidus kui ka Ameerika Ühendriikides koolis toimusid õppused, mida tuleb teha, kui akna taga aatompomm lõhkab. Akna alla pikali heitma ja kätega peast kinni hoidma. Ja see oli siis umbes niimoodi, et need, kes kirjutasid avaldusi, need koputasid, et ehk ei jõuta siis minu peale koputada. 57 aastal see päris seakeeld, see oli juba siuke kerge sula, eks ole. No Hruštšov vist, jah. Ja, muidugi, ei, just Hruštšovi kuulus kõne oli mitte 53. vaid 56. minu meelest aastal, ja kui ta nii-öelda paljastas, eks ole, isiku kultuse koos kõigi selle ilmingutega. Nii et ei siis eriti nagu ei kirjutatud, rahvas oli kuidagi täis optimismi, aga enne seda ikka, kes esimesena kaebuse kirjutas, see jäi ellu. Ja. Sest kõik need küüditamised, olgu ta 40. aasta või 47. aasta, okupandid, eks oleks, nemad teadsid, kes millest mõtleb, kellel on sinimustvalge lipp pööningul peidus ja kellel on jalgratas või mootorratas olemas. Nemad ei teadnud, kohalikud teadsid, nii et ikka naaber kirjutas naabri peale kaebduse. Karta on, et nii see oli ja see on siis inimese kui liigi üks põhiomadusi, aga ega meil mingit selle perioodi suitsiidide statistikat vist eriti ei ole. Sel ajal nagu niisuguse asju. Polnud vajadust, võim korraldas selle asja sinu eest ära.
jah, see riigi hoolitsus rahva eest no.. Kuule, aga tol ajal oli, no ma ei tea, kuidas 40-ndatel, aga juba 57-ndal psühhiaatria oli hoopis teisel tasemel, eks ole. Nii et kui sa mõtlesid midagi valesti, eks ole, no siis pandigi sind sundravile ja isegi kui sa mitte poliitiliselt valesti ei mõelnud, vaid olidki hull. Läksid sundravile, sundravi oli täiesti olemas, nii et siis... Tasuta! Absoluutselt. Kuule, kõik asjad olid tasuta sa võisid poes ka käia tühja riiuleid vaadata. Aga sundravi oli täiesti olemas, nii et vastupidine olukord praegusega, et kui sa jooksed tänaval ringi ja sul on kirves käes, eks ole, see kirves on sinu püha eraomand, keegi ei tohi seda sinu käest ära võtta. Aga kui see kirves on verine ja laip on kõrval maas, no siis võib politsei alustada menetlust. Ja. Ei või, keegi peab kirjutama avalduse. Not kumb. Jah, keegi peab politsei kutsuma, keegi peab politsei kutsuma. Muidugi on ka õrnalt väike võimalus, et politsei juhuslikult sõitis mööda ja nägi, et nüüd on laip maas, kellelgi on verine kirves, aga politsei peab need 3 asja nagu kokku viima. Ja, aja, koha ja tegevuse ühtsus, nagu teatrivärgis öeldakse. Jah. No nii, me oleme jõudnud nüüd kenasti kohale, et kuhu me siis nüüd jõudsime? Õnneks me ei jõudnud sinna punkti, kus tuleb liivakell teistpidi keerata ja kogu loogika hakkab jooksma teistpidi. Sinna me jõudnud ei ole ja sinna on aega ma ei tea kui kaua. Ole tänatud, doktor Viktor Vassiljev ja olge tänatud kõik, kes te meid toetate ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.